täna siis teeme niisuguse huvitava testi, et kus me võtame ette siis filtreerimissüsteemid, kuidas filtreerib bushcrafter ja kuidas teeb seda prepper. Valmis ma olen teinud juba koonuse siis puukoorest. Siin on meil Livestraw siis veefilter, mis tal see kogus oli 4000 liitrit äkki, päris kõva sõna. Ja siis mina pean sellega endal vett tegema. Vaatan, kus asi läheb. Ma ei ütleks, et see ainult nagu mingisugune bushcrafteri teema on, pigem on ta juba sihuke survival teema. Ma siis tahaks selle video hoopis liigitada survivalist versus prepper. Prepper on siis see, kellel on kogu varustus juba kaasas, on ju. Aga survivalis see peab lihtsalt improviseerima. Improviseeritud juba on üks lehter. Siis on, mis siia sisse hakkab minema, on meil natuke heina. Sinna peale paneme sütt ja paneme peale kivid. Süsi siis puhastab veel selle vee ära. Kivid võtavad suurema mustuse enda kätte. Üks murekoht on, liiva meil ei ole, siis tuleb ilma liivata hakkama saada. Kuidas seda filtrit nüüd teha? Kõigepealt tuleb siia põhja panna siis muru, just kokku sinna suruda. Selline. Seal on. Ja järgmiseks oleks meil vaja siis natuke hakata siin sellist voodoo-kunsti tegema. Otseselt mingit haamrit ei ole, siis me kasutame seda sama topsikut ja teeme sellest söest ühe mõnusa siukse puru, mis läheb meil siia filtri sisse. Süsi on nüüd siin sees. Lisame sellised pisemapoolsed kivid siia veel lisaks. Jäätise mees. Anname järjest suuremaid kive ka juurde veel. Väga palju ei saa panna, kuna see filter on juba väike. Nii, selline see meie filter on. Hein, süsi, kivid. Kui oleks liiva, paneks liiva ka. Ja hakkame siis oma selle filtreerimisega pihta. Kõigepealt tuleb vett võtta. Ma siis lähen toon siit Pangodi järvest natukene vett. Pealtnäha on ta isegi suhteliselt selge vesi. Mu filter lendas laiali. Vaatame korda. Pealtnäha on ta sihuke suhteliselt selge vesi, aga ma ei tea, mingit imelikku lõhna ka ei ole isegi.
teeme siis selle katse ära valamise sisse. Kaua see aega võtta võib? No vast sai hea küll. No ma ei tea, kui hästi siit näha on, aga proovime ära. Söe ja heina maitse. Aga pole hullu. Survivalistil või bushcrafteril on see töö kõvasti raskem kui ütleme siis prepperil, kes oma londi lihtsalt kätte võtab ja läbi selle juua saab. Aga 3 päeva ilma veeta on veits hapu, nii et igasugune filter siis tasub ära endaga kaasas kanda, eriti see LifeStraw variant, aga teeme tollega selle katse ära, et kuidas tollega vett juua. Ma proovin selle veefiltri siis ära. Maksis ta kuskil 20 euro ringis. Selliseid minu arust enam ei tehta, nüüd on mingid uued versioonid. Aga 4000 liitrit laseb läbi. 99,99% bakteritest võtab ära. Proovime siis. Ühtegi kõrvalmaitset sellega ei ole. Näiteks kui nende vee filtreerimistablettidega teha, siis kõrvalmaitse mõnikord on päris tugev. Kui lähedki kuhugi, veevarud saavad otsa, mis oled kaasa võtnud, siis sellega ei ole nagu probleemi, et saad ükskõik kust endale vett võtta.